ja täpselt sellepärast tal küll käed raudu panna ausalt öeldes, jah. Kristel, mul sulle üks küsimus, kui sa viimati käisid Sky stuudios, kas sa mitte ei pidanud Robertiga hakkama sama rolli mängima, kas sa hülgasite? Vot, see on hea küsimus. Tegelikult see on väga hea mõte, et Robert Linnaga tõepoolest käis meil läbi jututeema, et peaks tegema koos ühise Võmmi seriaali. Kusjuures mul on tunne, et me peame sellest natuke pikemalt rääkima. Ergoga. Sest et meil on päris palju ekstraid ja mingisuguseid meil on tegelikult veel tulge meile mängima. Meil on tegelikult see, et me oleme hetkel teinud ära 5 episoodi 10, ehk siis me ei tea ise ka, kuidas see lõpeb. Ja järgnevas 5 võib olla veel lisategelasi, nii et siis Robertiga... Äkki me saame selle ikkagi Sky stuudios siis õhku visatud universumi palve viia täide. Nii sa ju lubasid. Aga kuidas te valmistusite selleks rolliks? Seal oli kohe alguses siis kutsungid. Kas te teadsite, mis need tähendavad või teil oli ette öeldud või te guugeldasite? Kuidas see käis? Meil on tegelikult üks väga hea abiline, kes töötab ka politseis, kes aitas just nende kutsungitega. On huvitav see, et sa küsisid, sest ma just eile sain Ergolt teada, et ta oli eile siis talle kõne teinud ja küsinud, et kuidas neid kutsungeid tehakse, sest et see on väga spetsiifiline asi. Et meil on abiline, meil oli pikk mitmetunnine koosolek temaga, stsenaristidel oli ja meie olime ka seal, kus ta siis rääkis natukene meile mingisuguseid detaile ja asju, et selles mõttes eeltöö on päris korralik tehtud. Kindlasti päris politseinik või siis keegi, kes on kursis selle teemaga rohkem võib leida võib-olla mingid apse meie siis seriaalist, aga me üritame ikka võimalikult tõetruult kõike teha ja... No ilmselt vähem kui arstiseriaalides arstid näevad igasuguseid vigu. Mis kõige keerulisem oli selle kõige juures, mida te ei teadnud? See, et Kristel absoluutselt ei kuula, mida me räägime ja lihtsalt vaatab Veikot ja naeratab talle siin kogu aeg. Ei, tegelikult, mis kõige keerulisem oli? Kõige keerulisem oli see... Tegelikult see... Nii, okei. Ei, ütle sina, mis sul ei, tegelikult oli kõige keerulisem, oligi täpselt seesama põhjus, miks selle küsimuse peale Veiko poole vaatasin, oli see, et üks esimesi asju oli meil seesama esimene stseen, kus me pidime räigelt palju jooksma. Ja ma ei teadnud, et nii retsiks jooksmiseks läheb ja ma tõmbasin reaalselt endale siit sääre pealt mingi lihas ära, nüüd et ma veits olin niisugune, väga lahe, sest nii palju jooksmine. Ma ei tea, Veiko, kuidas sa ei tõmbanud ära? Rebestasin ka kohe ära. Kohe läks. Ehk siis saime kohe rebestatud ja see oli päris selline ootamatu, kuid siiski meeldiv. No näha ei olnud midagi. Kas te pärast sellist kogemust, kui te teeks seda, mis te täna teete, kas te kaaluksite päriselt politseiniku ametit? Kes teab? Muidugi, ära miks kunagi ütle kunagi. Jaa, absoluutselt. Et ma ei tea, minu jaoks tundub see küll väga põnev töö, selles mõttes, et kõrvalt vaatajana, et miks mitte, on ju? Jaa. Ma ei tea, võib-olla kui on vähem jooksmist, ma võin nagu seal... Selle jooksmisega. Kõige raskem osa politsei tööres on sinu jaoks jooksmine, jah? Aga siis ära mine. Mul on põlv haige, kuhu ma jooksen? Ma ei ole enam esimeses noorusest, need jooksmised ei ole enam niimoodi, et tõuse püsti hakka jooksma. Vormis olemine on väga karm. Jah. Et need kihid, mis seal on ja siis ongi soojal suvepäeval või ma arvan ka vastupidi, et tegelikult ühel hetkel võib väga külmaks minna ja külma hakata sellega, et see vormi kandmine, et ma ei kujutanud ette, mis tunne on nagu 30+ kraadiga olla sellise vormiga. Meil ei ole veel seal ju tegelikult kuulivesti all, mis päris politseil on, et üks väga suur kiht on puudu. See on nagu müts maha päriselt, jah. Aga kui te ise vormis ei ole olnud, kui palju teil on siis kokkupuuteid olnud politseinikega? Me oleme väga tublid, mis asja Einu, me oleme väga tublid, ei ole mingit trahve ega midagi. Näeme linna peal, ütleme tere. Lehvitame, jah. Väga viisakad ja eeskujulikud kodanikud. Ja nüüd üks hästi skailik küsimus, kui te peaksite arreteerima ühe Eesti muusiku, siis kes see oleks? Kristel Aaslaid, vaadake teda. No Grete Kuld ei ole ka ju, teda ei saa. Kõige normaalsem inimene maailmas. Teda ei saa ju vabalt lasta niimoodi. Aga muidu, keda siis arreteerida? Ott Lepland, miks ta täna siin ei ole?
ja täpselt sellepärast tal küll käed raudu panna ausalt öeldes, jah. Et mõelge oma tegudele ikkagi järele.